täna esimesena nii-öelda kvalifikatsioonis ja 15. koht, et kuidas sul nagu start ja siis see sõit ka läks ka nii-öelda? No selles mõttes start sirge peal läks kellegi lenksud kokku ja siis kui sees keerasime, siis Sabulis kukkus täpselt seal sisekurvis ja mina ja Antonia jäime sinna taha kinni ja läks väikene untsu see teema, aga pärast sõitsin 15-ndaks, mis oli enam-vähem ja et esimesed paar ringid oli isegi okeid, aga siis natuke nagu takerdusin või ei suutnud nagu rütmi leida, siis lõpuks sain jälle enam-vähem oma rütmi sisse ja sai hästi sõitud. Täna me sõitsime nii-öelda kvaekesi kvalifikatsiooni, et Jürgen Mattias Talvik kukkus, et kui palju see mõjutab nii-öelda nagu seda homsest võistlust? No see ikka mõjutab, selles mõttes meil tulemuse mõttes juba oleme kohe plõksti kõigist nagu tagapool, et isegi sul võib halvim maha minna küll, aga kuidagi see reeglid on niimoodi teinud, et sul ei lähe see 40 punkti, ei tule isegi kirja, isegi kui sa sõitma ei lähe, siis automaatselt oledki kõikides tiimis kohe nagu tahapoole, et aga noh, ütleme seda, et see ongi natuke motocross ka ja tulebki riskida ja kui mina olen tiimis olnud, meil kunagi tiimi Eestiga niisugust asja ei ole olnud, et teistel tiimidel on varem olnud, et kunagi mõtlen ka, et sa nagu ma olen 20 korda seda teinud, meil kunagi varem ei ole niisugust probleemi olnud, et meil vigastuse pärast keegi sõitma ei saa minna, siis praegu on see esimest korda, et aga vähemalt tiim on finaalis ja muidugi ma ei jäta seda mainimata ka, et Eestis seal foorumites on ja oma gruppides õelutsevad, et kurat meil Jürgen sai vigastada, et selles mõttes võivad inimesed väike tagasi tõmmata. Homme on tulemas ka niisugune vihmane ilm jälle, et tuleb ka nii-öelda niisugune tugev porikross vist arvatavasti, et oled sa nagu selleks ka juba valmistunud ka? Nojah, et aga kõigepealt tuleb näha, mis üldse homne päev toob, et kas siin on varem ka näidanud, et väga ilus ilm on, siis ikka sajab ja siis on nagu vastupidi, et kõigepealt tuleb homne päev tulema, et ta näitab ju lubab vihma küll, aga sa täpselt ei tea, kuidas ja kuna ja kui palju ja pärast äkki tuleb lihtsalt üks sahmakas ära ja ega see suudab vett võtta sisse küll, et eelmine kord, kui siin olime, siis ju sadas mitu päeva jutti ja ikka rada oli päris okei sõita. Et eks see homme näha ole. Suurest tänud sulle edu homseks! Jaa, et ma tahaks veel tänada toetajaid ja kindlasti Jürgenile tervise, et see ei ole lihtne.